paremini esile. Harva oleme me sellist häälelist voogamist või niisugune ja nii puhast ja peened laulu väikestelt lauljatelt esimestest ridadest kuni viimaste bassideni päris tagakuhu. See liigutas täiesti enneolematu. Kas oli see näiteks Mozarti Ave Verum Corpus või Bruckneri Pange Lingua? Meie jaoks oli päris eriline sära kooriteostel Eesti ja Soome autoritel. Selline häälemaailm, selline kõlamaailm, sellises kõlamaailmas arvati kohe seda Baltikumi maastikulist ilu oma silme ees nägevat. Eriti liigutav kõigi kohalolijate jaoks oli selle rahvushümni, mida lauldi enne 1940. aastat ja uue Eesti